Tere, minu nimi on Veiko Uuse, mina olen elusate inimeste tervisliku eluviisi teejuht ja täna mina näitan teile, kuidas teha valmis Golden Stevia e-poest ostetud leivasegust endale tervislik leib. Sellest leivasegust saab 650 grammise leivapätsi ja see on inimese tervisele ülimalt hea, puhas rakutoit. Siin sees on pruuni linaseemnejahu, siiaseemnejahu, siin on toodatav kihutaine, siin on psüllumusk, siin on koerande meresool ja palju tervislikke toitained, mis on sinu tervisele kõige parem toit. Ja ma näitan, kui lihtne on teha Golden Stevia e-poest ostetud leivasegudest endale leib. Ja seal poes on neid leivasegusid üle 10 ja üldse on seal üle 20 erineva tervisliku toidusegude, kuivsegude komplekte, nii et minge sinna e-poodi ja valige endale sobilik välja. Te saate imelise toidumenüü endale koostada Golden Stevia toodetest. Aga läheme asja kallale. Kui sa oled ostnud Golden Stevia e-poest selle leivasegu, minul on siin täna katsetamiseks, teile näitamiseks pruuni linaseemne leivasegu, siis avad paki lihtsalt ja palad selle segu sobivasse kaussi. Nii. Paki paned kõrval ära. Nii, segu on siin olemas ja selleks, et see segus teha nüüd leiva moodi asi, et ahju panna, on sul vaja 4 muna. Ja paned 4 muna siia eraldi kaussi. 1. 2. 3. Ja 4. Nii. Hea, kui paber ka käe pärast võtta, sest et mina üsna tihti seda leiba teen, siis mul on käed küll tainaga koos ja munaga koos. Ja klopid need natukene munad läbi. Nii, sellest piisab ja võtad 300 milliliitrit puhast vett, toasooja vett. Nii, 300 milliliitrit vett. Ja nüüd valad selle vee ja lahti klopitud munad siia kuivsegu peale. Ja segad läbi. Korralikult segad läbi, see läheb selliseks mõnusaks paksuks tainaks. Ja ta paksuks teeb siin ka psüllumusk, mis on imeline kihutaine sinu seedesüsteemile ja hoiab ta tervena ja kõik sinu keha funktsioneerib täielikult. Ja Golden Stevia.ee kodulehelt saate teada kogu informatsiooni selle kohta, kui väärtuslikud toitained on siin leiva sees. Mineraalid, vitamiinid, kihutained, omega 3, kõik vajalikud, mis sinu rakk tahab, et ta funktsioneeriks täiuslikult. Nii ongi siuke paks mõnus tainas. Ja nüüd võtad vormi, minul on selline igapäevane kasutus olnud leivavorm, suhteliselt juba aega näinud, aga teeb oma töö ära ime hästi. Ja sul on siis, sul ei pruugi selline olla, sul võib olla silikoonist vorm või muust materjalist vorm. Mõni kasutab küpsetuspaberit siia sisse, aga mina kasutan kookosrasva. Ja ma olen siuke tavaline inimene, ma võtan siit purgist lihtsalt näpuga kookosrasva. Määrin selle vormi lihtsalt niimoodi kokku. Ega siin peenutseda pole midagi, toit läheb ju minu kõhtu. Ja ma olen ise eeskujuks sellele tervisliku eluviisil, et teengi kõike oma keha energiaga ja oma hinge energiaga neid asju ja toit on täpselt minuga resoneerub. Nii, kui see vorm on nüüd enam-vähem õhukeselt kookosrasvaga kokku määritud, siis sellest täiesti piisab.
nii, ja siis võid selle ülejäänud käte peale määrida, see on ka nahale väga hea. Ja et vormid pärast käest ära ei kukuks, siis natukene võtad selle üleliigse maha siit. Nii, ja nüüd valad selle paksu taime siia vormi sisse. Oluline, et enne kui hakkad seda tainast kokku segama, pane endal ahi sooja 190 kraadi peale. Et ahi peaks soojenema ära 190 kraadi peale. Ja kui see ahi on soojenenud selle temperatuurile, siis saadki selle vormi pista ahju ja selle leiva paned ahju 1 tunniks. Nii, jagad selle taine siin vormi sees korralikult ühtlaseks kihiks, nagu selliseks ühtlaseks pätsiks siin sees. Ja kui sa tahad, muidu siin segu sees on juba väga palju erinevad seemned, linaseemned, šiiaseemned, seesamiseemned, päevalilleseemned. Aga sa võid veel siia peale pärast raputada veel seemneid, kui tahad veel nagu saada ilusamaks seda pätsikest, aga ei pea, võib ka nii olla. Nii, mul on siin üks lusikas, silun natukene siin kaunimaks selle pätsikese. Ja väga lihtne on valmistada seda, igaüks saab sellega hakkama. Et munad lahti kloppida, vett ja taimeks ja selline pätsikene siin on. Nii, ja kui see ahi on nüüd 190 kraadi peal, ma panen ta nüüd tunniks ajaks ahju ja siis kui tunni aega möödas, siis võtame ahjust välja ja vaatame, kuidas ta välja näeb. Nii, leib on tund aega ahjus ära olnud, võtame ta siit välja. Nii. Ops. Armas leivapätsikene, mõnus soe. Ja nüüd seda leiba võib süüa kõikvõimalike lisanditega, keedumuna, kilu või sool. Ja siis see on, leib on puhas keto low-carb toit ja üks leivaviil umbes on 1, maksimaalselt 2 süsivesikut grammi. Ja kui sa ei jõua seda leiba 1 päevaga ära süüa või 2 päevaga, lõikad viiludeks, paned sügavkülma ja võtad iga päev viilu 2 välja, paned rösterisse sooja, paned jälle mingid määrdained või lisandid peale ja sööd. Ja see leib täidab, 1 viil juba täidab su kõhu näiteks hommikutoiduna imeliselt ära. See on pooleks päevaks kui kõht täis, sest ta on väga kiudainerikkas, siin on psüllium sees, siin on kõik kasulikud sellised ained sees, mis hoiavad sul kõhu täis. Ja sa ei pea muretsema, et mingi näksimistuju tuleb või tahad kohe varsti seal süüa saada. Et seda sinuga ei juhtu ja sul on rakk toidetud ja rõõmus, sa oled eluterve ja energiline. Ja minul näiteks meeldib seda leiba süüa, lõikan siit viilu, lõikame siin 2 viilu lahti, ma näitan ka, kui ilus see leib seest on, sihuke huvitav struktuurne kõik, tervislikud ained, kui hea, see on kohe, söödki paljad seda, aga mina panen näiteks võid peale. Mulle meeldib leiba võiga süüa ja sulab siin kohe siin, jätangi niimoodi ja 3D veepoes on maailma parim meresool müüa, Koerande meresool ja see siin on konkreetselt soolaõis
ja see on valge, jämedam sihuke ja meil on 3 sorti Guaranda soola. Golden Stevie poes on märgsool, soolaõis ja on peensool ja ma panen siia seda Guaranda soola peale. Ja siis võtan selle mõnusa tervisliku leivaampsu ja soovin teile head isu, tervislikku elu ja külastage Golden Stevie e-poodi. Seal on kõik vajalik sinu tervislikuks eluviisiks, keto toitumiseks ja low carb toitumiseks ja olla terve, rõõmus ja energeetiline, nii nagu mina.